ja inspiratsiooni oma edaspidisteks tegevusteks. Nii et tulge julgelt lähemale, Kristel on kaugelt kohale tulnud Saaremaalt. ja vaatame, mis siis Kristelil rääkida on, et hakkame vaikselt pihta. Ma teen nüüd muidugi ühe korra sama sissejuhatuse uuesti, et meid video teel jälgivatel inimestel oleks ka sama info käes, nii et ärge siis pange pahaks, kui ma sama juttu teist korda räägin. Aga kutsumegi siis lavale Kristel Aaslaiu, kes novembrikuus tegi koos Martti Halliku ja Kristjan Klaatsiga kaasa toredas väljakutses, kus nad üritasid 6 aja jooksul võimalikult palju raha säästa, selleks et täita oma eesmärk ja Kristeli eesmärk oli siis soetada endale üks paar korralikke teksapükse, et jälle kiirmoe brändist natukene kõrvale astuda. Ja Kristel räägibki siis sellest, kuidas tal see läks ja mis on saanud edasi. Nii et kõik küsimused on väga teretulnud ja lubame Kristeli lavale. Tere! Mina olen Kristel, nagu Kristel rääkis. Nüüd tuleb tohutu teadmiste pomm. Pange oma ajud valmis. Jaa, võttis minuga siis Kristel ja inimesed võtsid minuga ühendust, et mis sa arvad sellest säästmisest ja värgist. Ja tegelikult eks säästmine on ju meie kõigi peades ringi liikuv asi, kui sa ei ole just multimiljonär, aga Eesti ei hiilga just oma multimiljonäride kontingendi poolest väga. Meid on vähe. ja meid on väga vähe. Vähe on neid multimiljonäre. Et kõigi, ja isegi ma arvan, et nemad peaksid natukene kokku hoidma. Ja kui küsiti, et mismoodi kokku hoida, siis tegelikult tõele au andes, ega ju tegelikult mingisuguseid tohutuid meeli ülendavaid uusi nippe väga ju ei olnud. On sellised põhitööd, et võib-olla läbi mõelda see, et mille peale ma oma raha kulutan, kui palju ma seda igale poole tuulde paiskan. Kaardimaksed on teinud selle raha väljakäimise tegelikult ikka ääretult lihtsaks, mis on tegelikult väga tore ja mugav, aga noh, on ka samas ikkagi see, et sa tõmbad seda kaarti igalt poolt palju lihtsamini läbi, et ma olen ise tähele pannud, et kui on 50 euro nagu juhuslikult rahakotis, siis nagu kuidagi rohkem kahju on, need on ainult 2/20. Ja siis nendest nagu läheb aina vähemaks ja see on nagu siuke, mul oli just nii palju raha ja nüüd ei ole üldse, mis toimub. Ja tegelikult ei olegi nagu väga midagi teinud. Ja selle eksperimendi käigus siis proovisime siis võimalikult palju erinevaid nippe välja mõelda ja läbi proovida. Mina ise olin oma eelmisesse elukohta kolinud tolleks hetkeks keskelt läbi, ma arvan, äkki 9 kuud tagasi. Ja selle aja jooksul ei olnud ma kordagi oma taarat ära viinud. Ja kui mu ema käis mul mingisugusel 6. kuu jooksul käis külas ja vaatas, et ühes toanurgas on lihtsalt kilekotid täis pudeleid, siis ma hakkasin mõtlema, et äkki oleks aeg need ära viia. Ja see oli tõesti äärmiselt hea mõte. Mulle meeldis muidugi see, et hiljem kommentaariumites arutati seda, et äkki ma käisin neid pudeleid ikkagi tänavalt korjamas. Pluss, kuidas üldse ühel inimesel saab nii palju pudeleid olla, et millega ta tegeleb oma elus, siis vastus on lihtne, et joon pudelitest erinevaid tooteid. Nende alla imelikul kombel kuuluvad ka mittealkohoolsed joogid, et see järeldus, et tõenäoliselt pidid need kõik olema õllepurgid ja siidripudelid ja jutud. Vot neid vaatasin, et ei olnudki nii palju. Et jaa, neid pudeleid ja asju koguneb koju ja ma arvan, et ma ei ole ainuke.
ja see on tore, et see kultuur on tekkinud, et viime oma taara ära, sest see aitab nagu keskkonda ka säästa. Ja tegelikult säästlik rahaline mõtlemine tegelikult tihtipeale võrdub ka ju keskkonnasäästliku mõtlemisega. Tänu sellele, et ma nägin ühte videot, kus räägiti siis H&M teksadest, mitte et nüüd seda brändi maha teha, aga kuidas öelda massi toodetud brändide teksapükse siis näiteks võttaks. Et sa kannad neid 2-3 korda ja siis nad on sul juba lõhki ja siis sa viskad nad rahulikult jälle kuskile minema, sest ega ju keegi teine ka neid väga ei kanna, kui nendel kõik kohad lõhki on. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult oleks vist tore selle 15-eurose 2 korra käimiseks püksipaari asemel investeerida sellisesse püksipaari, mis on kvaliteetselt tehtud ja millega ma käin võib-olla isegi 6 korda ära. Ja kui ma selle raha kokku kogusin, ostsin endale ka mõnusad teksad, mis istuvad hästi ja olen juba nüüdseks, ma julgen vabalt väita, et isegi üle 10 korra käinud ja nad ei ole veel isegi mitte natukene kulunud mitte. Et selles suhtes tuleb mõelda, et kui me mõtleme selle peale, et mille peale ma raha kulutan, et võib-olla tõesti 80 eurot teksapaari eest versus 15 eurot, siis tuleb hakata lihtsalt mõtlema selle peale, et sa neid 15 eurot käid lõpuks tihedamini ja palju rohkem kokku välja kui selle 80 eurose 87 pluss sinna juurde selle paari teksade eest, sest sa käid sellega lihtsalt nii palju kauem. Ja tegelikult mul tuli meelde mu esimene, ma ei tea, kuidas mul teksapükstele peal läks loeng nüüd, aga räägime teksapükstest, sest mul tuli meelde lihtsalt, miks teksapüksid ka veel peale selle, et ma seda videot nägin, ka sellepärast mul tuli meelde, et mul oli kunagi, mu isa ostis mulle Levise teksapüksid ja need olid mu lemmikud teksapüksid ja ma käisin nendega niimoodi, et kunagi oli see trend, et kõik püksid pidid siiamaani niimoodi tilplema, nõnda, et kui sa nendega käisid, siis olid porilaigud olid niimoodi siin. Ja ka mina olin selle trendi jälgija ja mingi hetk nad mul lihtsalt läksid katki, sest ma astusin peale nendele kogu aeg. Ja siis nad läksid katki ainult alt, sest ma astusin peale nendele. Aga üldiselt nad olid väga head teksad ja ma lihtsalt kasvasin nendest välja. Ja iga naise suurim hirm on vaadata peeglisse ja mõelda, mul ei lähe teksad jalga. Aga see oli veel kohutav, sest need olid mu lemmikteksad ja ma ei mahtunud nendesse enam, see oli nii kurb. Ja sellest see oli nagu mingi šokk, et ma ei ostnudki endale nagu häid teksapüks, sest ma kartsin, et see juhtub minuga jälle. Nüüd ma võtsin südamerinda, ma tegin seda uuesti ja kes teab, aasta pärast võib-olla ei mahu nendessegi. Samas, kui ma säästma hakkan, siis ma võib-olla ei söö ka nii palju. Aga selles suhtes on küll, et toidu peale läheb hullult palju raha, see on täiesti tõsi. Aga rääkides sellest, kuidas see kõik see eksperiment minu elu muutis, alguses ei muutnud, ma pean olema täiesti aus, nii kaua kuni see eksperiment kestis, siis ma tegin neid nippe ja asju ja säästsin tegelikult ju päris kenakese summa. Aga kui see eksperiment läbi sai, mul oli selles eelmises elukohas oli lihtsalt hästi madalad kommunaalkulud ja kuidagi nagu kõik nagu toimis ja kõik oli nagu hea. Nüüd märtsis ma siis vahetasin elukohta. Ma ei ole sealt veel kommunaalide arvet saanud, aga ma olen tähele pannud, kuidas minus säästja kolis täielikult uude kohta. Sest ma käin iga sükse paari päeva tagant käin toas ringi ja mõtlen, seda kütet võib natukene veel alla keerata ja siis ma käin niimoodi, meil on selline peeglitagune, kus ma niimoodi kütet saan alla keerata. Käin jälle, keeran natukene, ootan paar päeva, käin ringi. Vaat kui dressipluus on seljas, eks me saame ju, siis on ikka soe. Natukene keeran veel alla. Siis tuli päike juba välja, meil on päris head suured aknad. Päike ei kütab ka ju, mis ma siis siin maksan selle eest. Ja niimoodi iga päevaga natukene, kuni ma olin nagu ise niimoodi, et okei, et nüüd on juba hommikul natukene külm. Aga siis ma võtan teki ümber ja mul on jälle soe. Nii et nagu, miks ma pean maksma, kui ma saan midagi peale visata? Mul on ju kõik need riided. Ja nüüd ongi, ma nüüd ootan, et kui suur
Muuseas, meil on, seal on põrandaküte, ma hoian, vetsus on kuidagi nagu, või tualettruumis, on kuidagi ekstra soe. Ja siis ma hoian seda ust hoian lahti kogu aeg. Kui elukaaslane käib vetsus ära, siis ma jälle jooksen, teen selle ukse lahti, sest et siis äkki tuleb see tualettruumi soojus, tuleb ülejäänud tuppa ka, et ta kütab nagu ülejäänud tuba ka veits. Et nagu ma olen selle küttega, ma ei kujuta ette, kui palju ma siis sellega kokku hoian, sest et mul pole õrna aimugi, mis see kõik tuleb. Aga ma kujutan ette, et selle entusiasmiga midagi peab sealt ikka säästma ju. Mida ma veel teen? Tuled kustutan kogu aeg ära. Seda ma eelmises kohas nii väga ei teinud. Nüüd on kogu aeg. Tulid vetsust? Jaa. Panid tule ka kustu või? Ei. Ja panen tule kustu. Ei käi magamistoas niimoodi, et sa tuled ära ja jätad tule põlema. See ei käi niimoodi. Me kustutame tuled ära. Ostsin ka küünlaid. Et küünlad mulle selles suhtes nagu mulle sobib, sest mulle meeldib küünlavalgus, et tegelikult kõik toimib. Ja sellega ma üritan siis kokku hoida. Veel, mida ma olen hakanud rohkem harrastama, kui ma satun riidepoodi, siis varemalt ma ikkagi kuna mul kolides ma nägin oma kapi üle, ma nägin, et mul on tegelikult riideid, mida kanda. Vaatamata sellele, et iga kord, kui välja on vaja minna, siis mul ei ole mitte midagi, kõik asjad on kuhugi ära kadunud, eks ole. Aga nüüd on see, et kui kunagi ma käisin riidepoes, vaatad kõik riided üle, mida siis vaja on. Kui on see, et ma olen ju poes, miks ma võiks ju juba sama hästi midagi siis koju ka vedada, sest see on ju, ma olen ju poes. Vaatad niimoodi, siis nüüd mul on uus nipp, kuidas käia riided ostmas. Ma astun poodi sisse ja ma lasen silmadega üle, kas värvi poolest midagi hakkab silma. Kui hakkab, siis lähen vaatan natukene lähemalt. Ei ole ikka päris see. Teen teise ringi. Mitte midagi silma ei hakka, siis mul ei olegi mitte midagi vaja. Ja siiamaani ma pole ühtegi asja poest väga ostnud. Nii et see on väga... No mõni asi ikka on, mul oli siin üks päev oli T-särki vaja, ma siis käisin, vaatasin pikemalt need asjad läbi. Ja nüüd käisime Peikmehega reisi peal Taanis ja minul oli kõige paremat shoppingu, muidugi seal on ju tohutult palju neid poode, mida Eestis ei ole veel. Ja tavaliselt ma käisin suure entusiasmiga, seegi kord käisin suure entusiasmiga need kõik läbi, aga no kasutades oma seda uut shoppingu nippi. Ei tundu midagi olevat, okei. Ja läksin minema, aga siis, kuna mu õde elab Kopenhaagenis, siis tema ütles, et kulaga siin on väga ägedaid kaltsukaid. Ja seal ma läksin lolliks, see on Taani kaup, eks ole. Kui kes teab, kust see sinna Taanigi jõudnud on, võib-olla kaugemalt. Ja siis ma läksin natukene käest ära ja ma kardan, et võib-olla kulutasin rohkem, kui oleks pidanud. Aga Taani kaup, see on juba natuke teise väärtusega. Aga siiski, kaltsukas alati pigem, ma mõtlesin, et kui minna väljamaale, siis tegelikult, kui sa mõtled, et Eestis, näiteks Kuressaares on väga vahvad kaltsukad, et toredate esemetega asjadega, väljamaal on veel ägedam, et sa võid sellega ketikauplused läbi käia, aga proovige leida mingisugune kohalik või keegi, kes seal on pikemalt elanud ja pigem vaadake, need on hullult kihvtid, need olid nagu tõesti kihvtid kaltsukad. Ja mis kahjuks ei saanudki nende ketikaupade vastu väga. Mis ma siis veel räägin? Üldiselt ma üritan ka vähem taksoga sõita. Sõitsin palju taksodega ja nüüd, kuna kehakaal hakkas tõusma ja rahakott hakkas aina õhuksemaks muutuma, siis ma mõtlesin, et võib-olla taksod peaks ka eemaldama igapäeva menüüst. Kõnnin ja tundub, et püksid on juba natukene nagu suuremaks läinud, võib-olla see teksapüks, mis sai ostetud, juba mahub 2 mind sinna sisse, vaevalt. Aga siiski. Nii et see... Aga mul on väga ääretult hea meel, et ma selles grupi hängis, selles säästugrupis osalesin, sellepärast, et ma tõesti tunnen nüüd, et ma tahan neid asju kasutada ja mis siin salata tihtipeale käin piilumas, et mis seal toimub, on seal mingeid uusi nippe, kas seal keegi räägib juba midagi täiesti ennekuulmatut ja täiesti uut.
ja see on tore koht, kus käia nagu inspiratsiooni ammutamas ja miks mitte natukene ka kauplemas. Mul on uut jalgratast vaja, kellelgi on just jalgratas üle, okei, ma annan sulle kitarri vastu. Kitarri ma ei anna vist ära. Aga ühesõnaga, et sa leiad vahetuskaupa. Mul oli mingi asi, mida ma tahtsin hullult rääkida, mul täiesti kadus see jutu teema praegu peast ära. Aga jah, see säästmine on tuli meelde. Hakkasin mõtlema ka selle peale, et miks mitte teha põhitöö kõrvalt väikeseid juuotsi. Ehk siis nädalavahetusel näiteks on laupäev vaba, miks mitte otsida endale kuskil, kelle juures äkki kellelgi on koristajat vaja. Miks mitte, mina ei võiks koristada, oma kodu koristan väga edukalt, iga kord kui läpiga üle käin, siis on puhas. Et miks mitte, ja viskab sulle selle eest näiteks, tee mul suur tuba korda, okei, anna mulle 10 eurot. No miks ei, mõnel on selline raha, minul ei ole, ja siis sa saad sellega vaikselt paigutada. Ja nii edasi ja tagasi, miks mitte, paljud teevad ju neid ehteid, teeme ehteid. Et proovida leida oma nagu põhi sissetuleku kõrvalt veel, ma tahtsin öelda, et ma teen näiteks keikasid, nii et ma teen väikseid kontserte, aga siis ma ütlesin, kas iga ühele saab. Aga kui põhitöö kõrvalt jääb aega, minge andke kontserte. Jube hea sissetuleku allikas põhitöö kõrvalt. Väga hea on. Et leidke see nagu mingi asi, et miks mitte nagu pakkuda teenust natukene nagu võib-olla sellisel kergemal tasandil, ja miks mitte nagu tuua tagasi see traditsioon, et teenuse vastu või vahetuskaupa, et ma arvan, et hästi palju kunagi ei olnud raha ja olidki, käisid, vahetasid, mul on seda, sul on toda, teeme vahetuskaupa, et miks mitte nagu seda mentaliteeti tagasi tuua, kui me käime üksteisel riietes ringi, siis ma arvan, et me võiksime aidata ka üksteisel nõusid pesta. Miks ei? Et lähen säästliku mõtteviisiga üksteisele lähemale minnes, ma arvan, et see teeb ka maailma ilusamaks kohaks. Ja mul on tunne, et ma vist nii pseudoluulelise hetkega lõpetakski oma tohutult informatiivse loengu. Aitäh, Kristel. Kas kellelgi on äkki Kristelile mõni küsimus? Miks sa siin oled? Tuleb siin olid fännid, kui sa veel ei tea, olid juba 3 tundi enne sinu ettekannet kohal, nii et äkki tüdrukud teil on midagi Kristelilt küsida? Häbenete? Nii, Triin tuli siia, tahab midagi küsida kangesti, ma vaatan. Ma jälgisin pingsalt, kuidas Kristel seda pükstest raha kogus. Et vaata, mul on selline keskmisest pikem naisterahvas ja mul on ka alati probleem nende pükstega, et pole mõtet osta 4-15 eurost. Et kuidas sul need uued püksid on praegu vastu pidanud? 6 korda sa ütlesid, sa oled kandnud juba või? Julgelt rohkem olen kandnud. Väga hästi peavad vastu, ma olen nii õnnelik, et ma need ostsin ja tõesti ma tunnen ennast kuidagi nagu inimesena paremini. Sest mitte sellepärast, et mul on nüüd kallid, eks sa? Levis omad ikka või? Jaa, ma läksin Spetsiom Levise poodi ja ütlesin nii, neil raketkanistel on, ma tulen kulutama. Aga tõesti, ma tunnen nagu selles suhtes paremini, et tõesti see video pani mind veits mõtlema, et tõesti nagu neid seda sükest, nagu kunagi oli uudis, et Leonardo DiCaprio kanna kunagi T-särki 2 korda või kardab 1 korra ja viskab nagu minema. Ära, aga miks sa teed nii? No nüüd ta muidugi räägib sellest, et hoiame maailma ja värki, mis on väga tore, aga ma arvan, et tal oli ka see vaja nagu see, need vead ära teha, aga jaa, ma tunnen, nad on head teksad, ma panin nad jalga, mitte midagi kukkunud kuskilt ära, mitte ükski ümblus ei olnud imelik, ei olnud nagu seda, et mingisugune trukk on vales kohas, kõik oli täpselt õige, sest nad teavad, mis nad teevad, nad on nii kaua teinud, eks ole, nendel on ettekujutus olemas. Ja tõesti, kuna sa käid nendega pikemalt, ei ole vaja kogu aeg osta endale tohututes hunnikutes erinevaid pükse, käi nende ühtede, 2 pükstega, vaheta neid omavahel ja juba ongi lõbus. Aga võib-olla ongi hea lõpetada mõne nõuandega, kuivõrd sul on ikkagi väga suur fännkond ja sa inspireerid ja tegelikult saad ka positiivses suunas mõjutada väga paljusid inimesi, siis mis võib-olla just sellise targa rahakasutuse mõistes võiksid olla need nõuanded, mida inimesed võiksid jälgida?
ma arvan, et kasutada sellist mõtteviisi, et kas ma tahan raha kulutada selleks, et näida enesega rahul olev või kulutada raha selleks, et päriselt olla endaga rahul, ehk siis kas ma kulutan oma välise mina või sisemise mina peale ja ma hakkasin mõtlema, et olgugi, et kallimad asjad, aga nad kestavad kauem ja mul on nagu endal hea ja parem olla. Et juba sellepärast, et kui sa hakkad mõtlema vaimu peale, siis tal ei ole palju raha vaja, üldse ei ole tegelikult. Tal on vaja toitaineid ja rõõmu ja tegelikult rõõm ei maksa üldse palju ja kõiki neid asju kokku kraapides ja kokku ostes sa rahuldad mingisugust pseudo asja, mida ei ole olemas, mille peale ei peaks üldse mõtlema, nii et tegelikult kuidas säästa, selle põhimõte algab nagu sinust enesest, mitte sinu rahakotist. See, et vahet ei ole, mis su sissetulek on, palju su, mis iganes, kes sa inimesena oled, mida sul endal tegelikult päriselt vaja on, selleks, et olla nagu inimene. Muidugi on neid inimesi, kellel on nagu hullult vaja olla alati kõige trendikam ja kõige viimaseid, kõige meid asju endale kokku osta ja värki. Ja by all means, do you, aga see ei tähendagi järelikult, see inimene ei mõtlegi selle peale, et kus ma nagu säästma peaksin. Ja võibolla ta säästab selle pealt, et ta käib prügikastist endale toitu otsimas, mis on päris ting, inimesed teevad seda, nad käivad poodide taga või restoranide taga, selle nimi on vist dumpster diving ja ongi fashionistad, kes kannavad Gucci't, Pradat, ma ei tea, McQueeni ja samas käivad kohaliku restorani taga, võtavad sealt, mis võtta annab, mis on veel vähegi ei lirtsu otseselt hamba all. Ja see ongi see, sest nad on oma põhimõtted paika pannud. Sa pead kuskilt hoidma tagasi, et mingi teine osa sinust saaks nagu laiendatud, pikendatud. Et ma arvan, et see säästunipp tuleb lihtsalt, kes sa oled ja mida sa tahad. Ja seda proovida lihtsalt võimalikult targasti teha. Nii et prioriteedid paika ja mõtle selle peale, et sa ise oleksid rahul, mitte see, mis teised sinust arvavad. Ma arvan ka, et liiga palju ja enamus meie raha raiskamisest läheb tegelikult selle, mis teised minust arvavad. See on see klassikaline, naaber ostis uue Bemari, ma pean parema Porsche ostma. Või autod ei ole nagu minu ala, kus näiteid tuua, aga et ei ole nagu seda, et miks me nagu võistleme selle peale, et kummal, see ei ole see, et võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju. Me ei räägi surivoodil sellest, see kamps on sealt Louis Vuittoni poest, see oli mu parimast. Et nagu need kõik on materiaalsed ja mõttetud asjad, et nagu kui sul on vaja seda raha kulutada, kuluta seda siis enda peale, kuluta selleks, et sul oleks endal hea, mine massaaži, ma ei tea, ära osta seda viimast iPhone'i. Pane see kõik massaaži peale, sul on kehal hoopis mõnusam olla. Ja võibolla sa ei panegi tähele, et sul ei ole kõige viimasemat iPhone'i. Aga aitäh sulle, Kristel, teeme Kristelile suure aplausi. Aitäh minu vast. Ja meie päev siin hakkabki nüüd vaikselt läbi saama. Asjad on juba paljudel pakitud ja meil on hästi hea meel, et siia nii palju toredat rahvast tuli. Suur aitäh meie esinejatele. Oli väga inspireeriv, vähemalt minu jaoks. Loodan, et kui te vähemalt pooltki sama palju ise saite, siis oli kindlasti korda läinud päev. Ja kellel suure kauplemise kõrvalt ei õnnestunud kõiki esinejaid lõpuni kuulata, siis Facebookis on kõik olemas. Kogumispäeviku grupist leiate need ettekanded ka siis järelvaatamiseks. Ja mis veel? Liituge Kogumispäeviku grupiga, kes veel ei ole liitunud sellega, sealt saate ka edaspidi toredaid nippe, mõtteid ja kindlasti on tulemas veel palju huvitavaid ettevõtmisi, üritusi ja tegemisi, milles saate ise kaasa lüüa.
ja juba esmaspäeval alustame seal grupis virtuaalse kirbuturuga, nii et kui kellelgi jäi veel midagi maha müümata, siis saate kogumispäeviku grupis selle müüki panna ja küllap leiab ka seal hulk head kaupa endale ostjad. Kõik head!